Meil on taas tulemas koolitus intervjueerimise meistriklass. Tuleb taas. Ja taaskord meilt küsitakse, et kuidas saada heaks intervjueerijaks ja kuidas teha õiget valikut. Mille pärast see on siis ikkagi nii aktuaalne? No võt ikka sellepärast, et suurepärastel talentidel on alati rohkem kui üks valik ja ma arvan, et see teadlikkus on kõikidel organisatsioonidele täna vägagi kohale jõudnud. Järjest rohkem pööratakse rõhku sellele, missugune on see meie kandideerimisprotsess, kandidaadi kogemus, mida me kujundame ja kuidas see mõjutab ka laiemas mõttes meie tööandja kuvandit. Aga räägi, mis selle kandidaadi kogemuse puhul siis kõige olulisem on, mida silmas pidada? No kõige olulisem ongi silmas pidada eelkõige seda kandidaati, ehk siis see mõtteviisi muutus, et meie protsess ja meie vajadused ja kandidaat seal sees. Aga võib-olla need 3 head sellist küsimust, mida omal meeles hoida, seda kogemust luues on siis, kuidas me tahame kandidaati tundma panna selles kandideerimise protsessis, mida me tahame, et kandidaat meist teada saaks, meist ka organisatsioonist, sellest ametikohast ja nii edasi. Ja kuidas me ütleme ei, siis anname tagasisidet igas kandideerimise etapis, mis on muideks nurgakivi kandideerimisprotsessis. Nii et kui neid 3 asja püüda meelest pidada, et siis juba asi läheb õiges suunas. Aga tõesti, et üks ja siin see kandidaadi kogemuse olulisus, teisipidi mitte unustada seal ikkagi sees ka seda, et miks me seda teeme. Et siin ma võib-olla küsingi sinu käest, et kui sa igapäevaselt tegeled meeskondade hindamisega, juhtide nõustamisega, et kuidas siis ikka hoida nagu meeles või kujundada seda, mille alusel seda otsust teha? No see ongi ju põhiline, mida meie käest küsitakse. Just. Aga võib-olla aitab siin edasi selline mõtteharjutus, et kui sa kujutad ette, et see kandidaat, keda sa praegu oled tööle võtmas, on juba aasta aega töötanud. Ja siis mõtle selle peale, et mis on need näitajad, mille alusel saab öelda, et ta on oma tööga super hästi hakkama saanud, väga hea, suurepärane sooritus ja siis mõelda need 3 põhilist näitajat ja tuua need tänasesse päeva ja selle põhjal hakatagi siis seda valikuprotsessi üles ehitama. No aga suurepärane. Seda me kõike siis intervjueerimise meistriklassis hakkame disainima täpselt.